Hei, kuidas sul läheb? Kas sul ei tule und? Kui sul ei tule und, siis võta natukene presspärmi. Murra siit tükikene ja aseta pisut presspärmi kaussi. Rohkem me seda täna ei vaja. Pane siia kaussi ka umbes lusikatäis mett. Ja õõruse mesi pärmiga segamini. Tegelikult piisab ka paljast pärmist. Aga ma ei soovita seda teha, sest kui te siia mett ja õli ei lisa ja keegi astub uksest sisse, siis on selline pahlutt üleval, nagu oleks mingi karipeedijoodikuid siin olnud ja joonud. Aga mesi neutraliseerib seda ülekääril pärmi lõhna. Et nii, näete, pärm on mul juba vedel. Ma panen siia nüüd mõne tilga oliiviõli. Nii, sellest piisab. Tavaliselt ma panen selle segu hulka ka kurkumit, kuna kurkum on kasulik ja antioksudantne ja paljude põletikude vastane. Jah, siis ma lisan siia näomaskile ka kurkumit. Ma miskipärast mäletasin, et mul kurkumit ei ole kodus ja siis mõeldi, okei, aga mul on safranit natukene kodus. Aga kuna mul on ka safranit, siis panen safranit ka. Aga kui teil ei ole safranit, siis sellest pole mitte midagi. Isegi sellest pole midagi, kui teil kurkumit kodus ei ole. Mul on nüüd selline vedel pärm. Aga ma panen seekord ka safranit. Ma varem ei ole pärmimaskile safranit pannud. Nii, sellest piisab. Ja me määrime seda näo peale. Räägitakse, et pärmimask on tõhusam kui botox. Kas ma olen seda pärmimaski varem ka teinud? Jah, olen küll. Aasta või 2 tagasi. Ma eriti tihti ei tee näomaske, aga vahel siiski. Kuid suvekuudel ma ei tee päris kindlasti näomaske, sellepärast et ma eelistan looduslikku päikest ja miskipärast ma arvan, et äkki läbi maski ei saa päike nahale ligi. Ma olen veel selle aja inimene, kes usub, et päike, õhk ja vesi, need me sõbrad kolmekesi. Pärmimask pidavad vähendama kortse, aitama kaasa näo jumele ja toitma seda näonahka korralikult. Ma ei taha neist kätt pärmiga praegu kokku teha ja sellepärast ma kasutan ainult ühte kätt.
kellel tahtmist, see võib terve keha endal selle pärmimaskiga kokku möksida. Aga just praegu tekkis mul mõte, kui see toidab näonahka, siis miks sa ei võiks ka juukseid ja peanahka toita. Ma ei ole mitte kunagi varem selle pärmimaski pähe pannud, aga ma otsustasin, et nüüd ma teen seda, sest hommikul ma lähen nagunii duši alla, ööseks panen käteräti padja ja ma jätan selle maski ööseks pähe. Hommikul pesen maha, suure käteräti panen padja peale ja siis seal ikka. Homme lähevad siis tekikotid ja voodilinad ka pessu, et nii lihtne see ongi, et ma otsustasin, et ma äkki toidan selle sama maskiga ka juukseid täna. Sellepärast ma eelnevalt paningi juuksed patsi, et juuksed kokku ei saaks, aga näed, nüüd ma teen ise vabatahtlikult. Et kui toidame nägu, toidame parem ka peanahka. Ega ta midagi hullemaks ikka ei tee. Ma arvan, et ma päris siia tahavast ikkagi ei topi seda maski, et ma piisab, kui pealae peale panen. Samas ma ei taha, et ta ka alles jääb, et võiks ikkagi ära kasutada. Või panna. Teine mask, mis sobib nii näole kui ka juustele, on linaseemne mask. Aga seda linaseemne maski teeme kunagi teine kord. Üldiselt külmade ilmadega, siis kui väljas on külm ja tuuline, on linaseemne mask näole täitsa okei ja kaitseb ilusti nägu. Vot näed, niimoodi saab see. Pärmimask mul isegi niimoodi korralikult ära kasutatud, et teda järgi ei jää. Et juuste otstesse seda ei peagi jaguma, et ma panin rohkem rõhku sellele, et peanahk saaks selle pärmimaskiga kokku ja et ta peanahka toidaks. Nii. Ma juba tunnen, et see pärmimask on mul juba naha sisse imbunud.
ja juba vaikselt toidab seda. Nüüd ma panen need juuksed uuesti kinni. Need mõnusalt kleepuvad mul nüüd. Aga nagu ma ütlesin, ma katan oma padja suure käterätikuga, et ma padjale liiga ei teeks. Ja siis hommikul, kui üles ärkan, siis panen padjapöörid, tekikotid ja voodilinad pessu. Nii et tšau! Tšau! Ma annan teile nüüd pühalikult teada, et ma käisin pesus ja pesin juustest selle pärmimaski maha. Selle pärmimaski maha pesemisega minul probleeme ei olnud. Kõigepealt ma pesin juukseid paljaveega. Seejärel pesin tavalise seebiga, millega ma tavaliselt ka keha pesen. Siis pesin šampooniga, seejärel panin pähe juuksepalsami ja pesin need kõik maha. Ja siin ma nüüd olen kergelt niiskete juustega, nii et ei olnud probleemi. Tšau!